Head Helilaine vaatajad, oleme täna tulnud Vilmsi tänavale ja on ka põhjust. Nimelt on Taavi Tulevil üsna peagi välja tulemas uus album, mis sisaldab lugusid aastast 2004–2011. Ja siin Vilmsi tänaval on tema uus stuudio, kuhu me läheme, et natukene ringi uudistada ja Taavi loomingust juttu teha. No, tere, Taavi! Tere! Suurepärane, et sa meid täna siin vastu võtsid oma uhi uues stuudios. Jah, et see on minu uus ruum, aga see veel päris valmis ei ole, et siin on vaja veel üht-teist tööd teha. No, sa oled kohe välja andmas albumit, mis sisaldab lugusid aastast 2004–2011 ja võib siis öelda, et see on läbilõige sinu loomingust, et räägi, mida sellel plaadil üldse kuulda saab ja mille põhjal sa selle valiku tegid? Et selle plaadi mõte oli siis see, et ma olen üldse väga produktiivne, ma teen hästi palju muusikat, et tahaks nagu tegelikult muusikaga edasi minna, aga oli soov, et saaks ka need varem tehtud lood nagu ära avaldatud, sest pärast oleks võib-olla veidi kohatu seda teha. Et siis põhimõtteliselt on üksjagu materjali ees, aga siis see album, näiteks seda plaati siis, et see album siis, sellel ei ole isegi nime, et siin olen lihtsalt, mina olen siin ilusti peal. Et see kujutabki siis minu enda kontseptsiooni poolest siis sellist kujutlust minust endast, et need lood on kõik väga erinevad, et siin need ei ole tehtud mõttega luua ühte ühist tervikut, vaid sai valitud lood ja siis nendest tekkis selline tervik. Ja need on hästi erinevad lood. See on siis justkui läbilõige sinu muusikuteest, et ma siis läheneks sulle ka retrospektiivselt ja uuriksin kohe, et sa oled küll pärit muusikute perekonnast, aga millal tekkis sinul endal isiklik huvi muusika ja helide maailma vastu, et selline teadlik huvi? Ma arvan, et see on mul kogu aeg olnud, et lapsena tundusid osad noodid klaveril huvitavad, samas mingisugused helid tundusid huvitavad, kõrvade kinni panemine oli alati hästi huvitav efekt. Et selline teadlikult, ma ei teagi, ma olengi sellises teadvuses võib-olla olnud kogu aeg. Sa oled ka viiulit käksutanud? Ei, ma õppisin seda, ma olin täitsa tubli õpilane, käisin esinemas ja lapsena peeti sellest vist kuidagi lugu. Aga see lõppes ära 12-aastaselt. Aga üsna peagi juba 15-aastaselt hakkasin ma seda elektroonilist muusikat tegema, et nüüd on üle poole elu seda tehtud. Kas juhtub ka, et sa kasutad mõnikord nii-öelda päris muusikainstrumente või sul ongi kõik puhtalt elektroonika pealt üles ehitatud? Isegi selle, nüüd võib-olla vähem, aga näiteks selle sama plaadi peal on selline lugu nagu Pihlakad, kus ma isegi olin viiulit sisse mänginud. Ja igasuguseid muid pille ka. Aga ei, ma ei tea, mul on siin parmupillid on ja siis ma täna just avastasin ja huvitava pilli. Ma toon selle siia. Leidsin näiteks sellise toru, sellise. Et kõigega saab nagu, kõige saab heli teha. Et eks ta ole selline eksperimenteerimine rohkem, et kuidas see muusika mul sünnib, et kui ma avastan, et mingisugune heli on huvitav, siis ja sellega saab muusikat teha, siis ma sellega teen. Mitte, et ma, lähenemiseid on mitmeid, et mõni mõtleb meloodiat ette pikalt ja nii ja siis võib-olla teeb midagi, aga ma üldiselt ma polegi kunagi niimoodi teinud. Et pigem hästi spontaanselt siis? Nojah, ma arvan, et see on mäng, et seepärast mängitakse pilli ka. Kui me nüüd natukene ajas tagasi läheme, et kas sa mäletad ka mingisuguseid oma esimesi lemmikuid, et näiteks mingisugused heliloojad,
kelle loomingul on sinu mälestustes oluline koht? jah, et kui ma olin väike laps, siis mu isal olid Philip Glassi ja Steve Reichi kassetid, et siis need mulle väga meeldisid ja ma isegi arvan, et nad on mind üksjagu mõjutanud, et minu viimase aja looming on ka niisugune natuke tagasiminek mingisugustesse sellistesse mälestustesse, ma katsun luua niisugust minimalistlikku muusikat, et ma arvan, et niisugusesse maksimalismi ei olegi vaja minna mingisuguste produktsiooniga võib-olla küll, aga mitte siis selle sisu poole pealt. Et ma olen üksjagu teinud muusikat viimase paari aastaga, mille põhilähtepunkt on see, et tegelikult võib kogu lugu koosneda ainult ühest taktist, lihtsalt ainult üks takt ongi kogu aeg, mis kordub, aga siis seal on niisugused peennüansid, mis vaikselt muutuvad, et siis see läheb niisuguseks mentaalseks. Lisaks elektroonikale salvestad sa loodushelisid, et need on sellised, tundub, et täiesti seinast seina asjad, et mis sind just nende juures paelub? Mulle meeldib see puhtus, et mu meelest tegelikult need ei olegi nii väga erinevad asjad. Et elektrooniline muusika on nagu selline muusika tuum, selline muusika sellise mõtte kõige puhtam esitlusviis ilma vigadeta. Aga kui minna loodusesse, siis seal on ka kõik hästi puhas. Seal on kõik jällegi hästi ette ennustamatu. Ja samas, kui ma olen ise korraldanud mingisuguseid kontserte kusagil looduses, siis just selline looduse ja sellise elektroonika kontrast, mis tekib, see on hästi, hästi mõnus. On sul ka mõttekaaslasi praegu, kellega koos sa näiteks midagi teed? Või oled sa pigem niisugune eraklik tüüp, et ikkagi üksi? Jah, ei, mul on küll mõned mõttekaaslased. Et näiteks nädal aega tagasi me siin Argo Valisiga koos katsetasime midagi, vaatata, mis tuleb. Ja siis on mul siin samas hoones on Eke Vestrik, kellega me oleme vahel midagi eksperimenteerinud. Aga noh, üldiselt on tal nii palju oma muusikaga tegemist ja mul ja üldse kõigil, et eks see vahel sünnib siis, kui ta sünnib. Noh ja siis Jaan Tätte Juniorile olen ma siis tema lugusid aidanud miksida, masterdada ja produtseerida. Oled sa ka muudes žanrites tegev olnud, et tuleb sulle näiteks meelde sinu esimene bänd, mida sa tegid? Jah, see oli ansambel Hirm. Viimane oli ansambel Armastus. Et see oli siuke, ma ei mäleta, naljabänd. Mängisime kitarri ja laulsime Kärbsesentest. Et ta oli muidugi selline varasemast perioodist minu elus, kus ma ei osanud võib-olla nii väga hinnata sellist korduste baasil olevat muusikat ja neid mingisuguseid peeneid nüansse, mida otsida sellisest võib-olla sellise muusika võõraste inimeste jaoks nii-öelda tümmist, aga mingi hetk ma avastasin jällegi, et noh, mu lähenemine muusikasse muutus, et ma arvan, et kui ma kõnnin, siis ma ka ei keksle ja siis kui ma süda tuksub, siis ta ikkagi tuksub ühtlaselt, et ma tahan, et see muusika kuidagi sobituks kokku minu nagu selliste organite tööga. Et sellepärast on nagu see varasem muusika ilmselt väga teistmoodi. Et su muusika on ikkagi küllaltki keeruline, et räägi, kuidas sa leiad need õiged helid ja mis imevidinaid sa kasutad, et oma helisid luua? Ma arvan, et ma ei tea, kui keeruline, ta võib, kohati ta on väga keeruline, kohati ta on väga lihtne, aga jällegi väga lihtne ja see on ka üldiselt väga keeruline. Et selles mõttes on ta küll keeruline, aga kui ma nüüd hakkan muusikat tegema, siis on mingisugune selline tunne, mis tekib. Ja siis, kui see tunne hakkab kuidagi kandma ja sa nagu lähed selle lainetusega kaasa, et siis see muusika kuidagi tuleb sisse. Ja siis mul on siin hunnik süntesaatoreid ja igasuguseid pille ja asju, mida ma siis kasutan.
aga ka oma plaatide kujundusi pole sa sugugi juhuse hooleks jätnud, et oled pööranud ka neile väga tugevat tähelepanu, et millest see tuleb, et oled sa ise ka kuidagi näiteks kujutavate kunstidega seotud olnud? Ilmselt küll, noh, keskkoolis olin ma kunstiharus, siis lapsena meeldis mulle ikka joonistada, siis arhitektuuri olen õppinud, töötanud arhitektina, hiljuti kujundasin just ühe näituse, mis nomineeris siis seal muuseumirottide galal ja see oli ka üsna selline tähelepanuväärse välimusega näitus. Et seal sai disainile hästi palju rõhutada, et mul on üldiselt selline ikkagi nägemus, et kõik peab, noh, ma nüüd oma enda välimuse peale ei oska kommenteerida seda kõike, aga mis puudutab sellist toodet või seda emotsiooni, et noh, kõik meeled peavad olema ära kasutatud, et võib-olla see aistmismeeled võib-olla nii väga mitte, aga näiteks mulle seesama rannaplaat, et kui ma seda kujundasime, Okeiko illustreeris selle, et siis sellele eelnev kukuplaat, et siis kõik sai nagu läbi mõeldud, et kuidas sa katsud seda materjali ja see oli minu jaoks väga tähtis. Et jah, ma üldiselt ei taha ühtegi asja jätta niimoodi, et noh, käib kah. Et iga detail, mida saab vähegi kusagil sättida, et see tuleb ära sättida. Et nüüd ka see tulev plaat on väga kena ja minimalistlik, et mis sa selle kujunduse kohta ütled? No ma ei teagi, kas seal on üldse kujundust. Et ma olen üritanud hoida seda sellise romantilisena, et seal peal, kui olen mina siis selle pankranniku peal oma punase kampsuniga, mida ma sellel loomeperioodil, noh, kogu aeg kandsin punast kampsunit, ma tundsin, et punane värv kuidagi mõjub mulle lahedasti. Ja siis olen seal sellise avara vaatega kohas, sest et minu meelest ei ole midagi toredamat maailmast, kui istuda kusagil looduses ja vaadata kuhugi kaugusesse ja mõelda mõtteid, mida ei saa sõnades kirjeldada. Ja siis üks sõbranna sellise väga kauni käekirjaga ta kirjutas need tekstid sinna peale ja üks sõber tegi kunagi minust selle foto, aga see foto autor siis Fred Laur, tema ise on Berliinis ära ja siis see negatiiv oli skännitud mitte piisavalt suure resolutsiooniga, et seda vinüüli peale panna. Ja siis ma lasin Holger Loodusel maalida sellest maali, et teha siis sellest uuesti foto ja siis panna see sinna kaane peale. Et selline jah, romantiline on see minu meelest. Oma stuudios sa siis ei tegele ainult enda loominguga, vaid sa kujundad ka näiteks näituse helisid. Mis töid sa veel teed? Hetkel mul on näiteks pooleli ühe luuleplaadi selline helitöö, et see on Bernhard Kangro selline luulekogumik, mis on siis sisse loetud nii tema enda poolt 80-ndatel. Siis Harriet Toompere luges siis need Bernhard Kangro ettekujuteldava muusa poolt need tekstid sisse ja siis kuna Bernhard Kangrol oli selline armastussuhe loodusega, siis minu käest küsiti siis selliseid loodushelisid sinna sisse, nii et ma teen endast sellise terviku, et justkui need loodushelid siis täiendavad seda luuletust ja siis see on siuke uskumatult pikaks veninud protsess juba praeguseks. Aga see kõik, mida sa praegu teed, et kas see ongi nüüd sina, et kas sa oled enda nagu leidnud selles oma nendes helides või see on ikkagi alles selline eksperimenteerimine ja teekond kuskile? Ma arvan, et selles mõttes, ega ma ei originaalitse, mul on üsna suva, et kui ma midagi teen, siis ma teen seda ikka enda jaoks, et ma arvan, et ma ei saa kunagi valmis ja mitte keegi kunagi ei saa, et see ongi selline elustiil, et olla loov.
mida sa ise kõige rohkem hindad oma muusika juures, et kui mõelda nüüd, et nagu oli jutt, et on ikkagi kohati üsna keeruline, et kui sa peaksid kuidagi oma loomingut sõnastama inimesele, kes seda ei mõista, kuidas sa seda teeksid? No mitte sõnades igatahes. Lihtsalt kui see talle sobib, siis ta seda kuulab ja kui ta ei sobi, siis kõnnib edasi, ma ei tea. Ma nagu selle pärast väga ei muretse. Ja plaadiesitus on ka varsti tulemas, et räägi natukene siis, millal võib plaadiesitusele tulla? 15. veebruaril on see Tartus arhiivis ja siis 17. on Tallinnas Kanuti gildis 7:30 õhtul. Ja seal siis kuulame plaati sellisest suuremast helisüsteemist niimoodi, et see jõuab hästi kohale. Ja 17. veebruaril siis ilmubki Taavi Tulevi plaat, mis koondab endast lugusid aastast 2004 kuni 2011. Ja tulge plaadi esituskontserditele. Aitäh sulle, Taavi! Aitäh teile ka!